Juba homme õhtul toimub Estonia teatris maailma esietendus. Esietendus ooper Charon, mis on meie meeste Tõnis Kaumanni, lavastaja Üllar Saaremäe ja libretisti Andrus Kivirähu teos, mis lubab inimestele pompöössust ja seda, et kõik saab olema suurem kui elu. Estonia uus lavastus toob esmalt meelde Orfeuse loo, mis on siiani kunstis väga armastatud teema, kuid siit on libretto autor läinud sammukese edasi või siis tagasi, oleneb vaatenurgast. Selle loo üks põhisõnumeid ongi see, et armastus võidab surma. Tuleb ära vaadata ka teine vaatus. Esimene annab juba vihjad kätte. Ja ma arvan, et müüdid on isegi tänapäeval väga olulised iseenese määratlemisel või ka sellesama sõna lootus elus hoidmisel, et see hall argipäev, milles me elame või ümberringi toimuvad õudused meid ikkagi ree peal hoiaksid. Ooperi paljumistsükkel on ju väga pikk aastaid, eks. Nii et see hakkasime rääkima teatrikunstilise juhiga mõtetest, siis tuli juurde Andrus, kellel olid omad mõtted, vaikselt asi marineeris, siis tuli libretto ja siis on minu töötsükkel oli ikkagi üle aasta, nii et see, ja see on ikkagi, ütleme, see teema algas ju 3 aastat vähemalt tagasi või isegi rohkem, millest me praegu räägime. No teie nimi ju seostub tegelikult siin Estonias naksitrallidega, et mismoodi te naksitrallide juures siis sellise kannapöörde tegite? Ei, see ei ole kannapööre. Tegelikult tuleb teha mitmeid žanreid. See ei ole kannapööre, see on nagu võib-olla loomulik jätk. Armastus ja surm ja reetmine ja kohusetunne, need on sellised igavesed teemad, aga minu arust allilm lihtsalt, miks ma selle üldse valisin, see tundus nagu visuaalselt niivõrd laheda keskkonnaga ja minu arust ooper peabki olema selline igas mõttes elus suurem, et sinna sobivad väga hästi sellised muinasjutud, müüdid, ajaloolised kuningad ja keisrid ja tsaarid ja et see, mis sealt meile vastu vaataks lavalt, et see oleks selline rikkalik ja vägev. Nii et sellepärast see üldse valitud ja ma arvan, et oluline on ju see, et oleks huvitav ja kütkestav vaadata ja minu meelest on küll. Ei ole liiga sünge, dramaatiline või mis me ütleme siis inimestele, kes homme maailma esietendusele tulevad? Ei, ta ei ole sünge, et lõppeb hästi. Selle võib ära öelda, sellepärast, et tegelikult ju, mille ma olin ära unustanud, et tegelikult ju ooperimaailmas on kombeks libretto panna kavalehele kirja. Et kõik saavad tegelikult enne ooperi algust teada, mis seal juhtuma hakkab. Allilma paadimeest Haronit kehastav Raiko Raalik ütleb, et tegemist ei ole sugugi klassikalise traagilise ooperi kangelasega, vaid pigem tegelasega, kes satub pidevalt olukordadesse, kust väljapääsu polegi. Kujutasin ette, mis tunne on teha ühte tööd igavik, et see on siuke, võib-olla siuke linditöö on ju inimesele võib-olla kõige mõistetav, kui sa teed seal 8-5 seda ühte detaili kuskil lindi peal, et ta on umbes sarnane mees, kuniks siis armastus ilmub ta ellu. No ma ei tea, kas see on kompliment, aga teie olite laval küll väga inimlik. Aitäh. Jaa, võtan komplimendi vastu. Ikka inimlik, sest saalis on inimesed ja kui ma siin mängiks mingit kõike teadvat, kõike halastavat jumalat, siis sedega nagu inimesed ei suhestuks, ma arvan. Kui Haron püüab allilmas korda hoida, siis Leila tegelaskuju keerab selle maailma veelgi rohkem pea peale. Alles hiljuti oli ju Eurovisioon, et mul endal on selline natukene Eurovisiooni tunne, et tiara pähe ja lavale. Et kui Haadese tegelane on ikkagi müütiliselt olemas, siis Kivirähk selle Leila tegelase tegelikult mõtles täitsa välja. Nii et minul rolli ette valmistades tegelikult ei olnud nagu kuskilt uurida, et milline ta oli. Kui metsosopranid tavaliselt laulavad nõidasid ja emasid, et siis seekord ma saan olla tütar ja veel selline surematu tütar, nii et ma väga naudin. Rahvusooper Estonia uus algupärane ooper Haron jõuab publiku ette homme õhtul. Tegijate sõnul kohtuvad laval antiikmütoloogia, tänapäevane huumor ja Eesti oma ooperikeel ning seda viisil, mida siin meil varem nähtud ei ole.